Kui suvi tuleb päikseline, siis soojal suvepäeval oleks mõnus ennast korraks ka vette kasta. Kui kuskil läheduses veekogu ei ole, peaks kodus õues mõni pisikene bassein olema. Uurisin natuke basseini temaatikat ja jõudsin selle uurimustulemusena välja ühte firmasse, kellel on valminud basseini prototüüp, mis on minu meelest väga tore ja asjalik lahendus. Miks ta just selline on ja kust idee? Idee ikka suurest internetiavarusest ja miks ta selline on see, et meie eripära on täna siis kasutada nii-öelda merekonteinereid mis tahes asjade ehitamisel ja tekkiski selline tore idee, et teha sellest üks väga bassein. Bassein on siis rajatud 6-meetrise merekonteineri peale, karkassi peale ja tema siis need sisemised veemõõdud on siis täna 4,5 meetrit korda 2 meetrit umbes siukene. Siin saab ikka paar tõmmet ujuda ka. Häda pärast saab paar tõmmet teha küll, aga oleme mõelnud, et see bassein peaks olema just selline, et ta on nii-öelda nii papale mammale kui ka väikestele lastele koos oma väikeste maimukestega saavad siia kasvama tulla ennast, et tegelikult tegemist siis nii-öelda perebasseiniga enne kõige ja peaks ka kõigile sobima. Ja eriti huvitav on selle basseini kate, seda saab liigutada kinni ja lahti nupule vajutamisega, õigemini võtme pööramisega. Asja mõte siis see, et täna see bassein on ikkagi rajatud meie Põhjamaa tingimustesse, võttes arvesse siis heitlikku kliimateks enne kõige ja ka ütleme siis ka talvel, kui on soovi kasutada sellest ka see luuk. Kogu see bassein on siis ära soojustatud oma perimeetrilt ja peaks olema nagu suhteliselt madalate soojakadudega ja eks täna kõige suurem nii-öelda soojakao koht ongi seesama basseini vesi ennast ülevalt poolt välja minnes, et täna see luuk annab meile ikkagi basseini vee kütmisele oluliselt suurem nii-öelda võidu, et paneme luui kinni, luuk on soojustatud, sinna ei satu ei prügi, ei prahti ja kui vaja on, laseme basseini nii-öelda nupuvajutusega lahti ja lähme kasutama. Luugi konstruktsiooni oleme küll nüüd lasknud inseneridel läbi arvutada selliselt, et ühe luugi peale on arvestatud koormust 1000 kilo ehk 1 tonn. Ütleme nii, et kui nüüd ütleme selliseid kopsakaid ja ütleme panna ühe ääre peale, mahub 6 inimest ilusti seal rahulikult olema ja mitte midagi ei juhtu. Ütleme niimoodi, et basseini me saame toota kahes etapis ehk et see luuk ei ole ilmtingimata tänasel hetkel inimesele vajalik. Kui ta tahab täna saada moodulbasseini koos kõige seadmete, kõige muuga, mis siin on paigaldatud, siis ta saab selle basseini kätte keskeldavi sellise 3-4 nädalaga on tal see bassein valmis ja ka meie poolt paigaldatud. Luuk on nüüd küll see, mis saab alati inimene juurde võtta, omale osta, kui tekib ikkagi huvi selle tahtmine luuki saada, siis me lihtsalt tuleme ja paigaldame selle luugi sellele samal olemasoleva basseinile väikeste ümberkorraldustega. Ning muud inimesel vaja ei ole kui veeotsad ilmselt ja elekter ka. Jah, et peaks olema tal siis elektrivarustus, millega hakkab siis kogu see basseini elu tööle, ja hooldus ja kõik muu. Ja vesi vaja ainult täitmiseks, kui me täidame basseini ära, on veevajadust rohkemat ei ole. On olemas mingi küttesüsteem ka, et vee natuke soojemaks saaks? Jah, see on ju ikka jälle oluline täna meie kliimat vaadates, et basseinil on siis ütleme põhivarustuses kaasa anda vastavalt kliendi enda nii-öelda soovile, kas siis õhk, vesi, basseinipump, küttepump või siis on täna hästi rahvas omaks võtnud puuküttekatlad, millega kütta seda basseini vett. Ja sellel basseinil täna siis ütleme valmidus selle paigalduseks kohe olemas, et tuleme kohale, paigaldame basseini ära ja vastavalt siis soovile saab ka see kütteaparaat külge pandud. Meid leiab üles siis kodulehelt www.poolest.ee ehk siis eesti keeles poolest. Ja sealt saab meid üles leida ja meile juba oma küsimused ära esitada ja kindlasti üritame kõigile vastata ja vastu tulla. Ning kokkuvõtteks kahju, et täna on selline natukene jahe ilm ja tulime siia ka ilma piisava ettehoiatuseta. Vesi on veel külm, sisse sulpsata ei saa, kuigi väga tahaks.